ja siin on meil kirveviske märklauad ja siis meil on täna liikuv märklaud. Ta liikuv märklaud ei liigu väga. Oliver, kuule, too labidas! Jah, okei. Tere, minu nimi on Stanislav Glovatski ja täna ma ütlen üks lugu, mis minuga tekkis, et restoranis, ma käisin restoranis ja küsin üks kohv sooja piimaga ja ofitsiant ei saanud aru kohe, ütles, kas te tahate sooja kohv? Issand jumal, ma ütlesin, ei, mitte sooja kohv, sooja piimaga, nagu sooja, siis inimene ikka küsis, ma teen teile kohv soojaks. Ei, ma räägin, ei, sooja, nagu plant, nagu issand jumal, nagu mitte tavaline piim, aga sooja piim. Siis ma ootan, istun. Ja siis ta tõi mulle kohv sooja piimaga. Vähemalt ei olnud külm kohv. Ei olnud külm, jah. Ei olnud külm. Et said ikka sooja kohvi? Ja, sain sooja kohvi, jah. Ja see on lõpp. Okei. Nii. Tere, minu nimi on Stanislav Glovatski ja ma räägin ühe loo, kuidas ma käisin restoranis ja küsin kohv soojaga. Käin restoranis ja ma seisin, küsin, tere, kas võib kohv sooja piimaga? Ja siis teenindaja küsib mind, kas te tahate sooja piim, et ma teen see soojaks? Ma räägin, ei, ma tahan sooja piimaga. Sooja nagu see, mis kasvab see roheline asi. Nagu kanep või? Ei, nagu sooja piimaga, nagu see ei ole kanep. Nagu sooja piima, no nagu see, mis kasvab. Nagu litsi rinnapiim või? Ei, nagu, issand jumal. See, mis kasvab, no ma ei tea, nagu herned. See... Nagu kepi najal või? Kuule, sul on püksi lukk lahti, kuule, su herne kepp paistab välja. Oota. Sul on ka võib-olla. Oota. Ühesõnaga teenindaja räägib, et kas te tahate, et ma kohv teen teile soojaks? Ei, ma räägin, et sooja piimaga. Nagu hernest tehtud piim. Teenindaja ikka ei saa aru. Ja ma olin natuke juba kuri, ma tahan juba see ärkata, nagu ei, ma tahan sooja piimaga. Oota, aga kas sa teenindajaga keppisid ka või? Ei, sooja piimaga ja siis ta ütles, kus ma olin täiesti. Ja siis ta näitab näpuga, kas tahate see piim või see piim ja ma näitan ja see sooja piim. Mis see oli? Kell. No pane vaikase kell, issand ju. Nüüd ta on tund aega vait, ta rohkem ei sega. Rohkem ei sega, okei. See on linnukeste kell. Oota natuke. Jaa. Siis, ma näitan sooja piim, see, kus on herned joonistatud. Sooja piim. Jaa. Soe piim, sa tahtsid öelda? Sooja piim, jah. No külmkapis on külm piim, toas on soe piim. Sooja nagu herned, nagu need
asjad, mis kasvavad maal ja siis sa võtad välja, teed piim. No piim tuleb lehmast, mitte kuradi hernest. Mis jama sa ajad? Ma palusin see mitte lehmast läheb, aga hernest. Hernest ja... Isan juur, kus ma olen? Ja siis... Ma ei tea, ma võtan telefon, näitan herned, nagu soja herned, näitan talle ja ta vaatab nagu, okei. Ja siis ma lähen ootan ja kuskil 5 minutit ootan, tema ikka ei ole, ma ei tea, kus ta on. Läks litsimajja. Kuule, sinna seal. Keegi pane tema vaiksem. Või see, kellel on see ühesõnaga ta tõi mulle kohv ja seal ikka oli lehmapiim ja ma jõin lehmapiimuga. Tere kõigile, tere rahvast, tere tulemast Värviviikingi galeriisse. Siin on meil kunstigalerii ja toimuvad ka igasugused tegevused. Kõigepealt ma ütleks paar administratiivset sõna, et kuidas me saaksime siin kõige ohutumalt aega veeta. Issand jumal. Meil on Värviviiking, meil ei ole issand jumal, me kirikuäri propagandaga ei tegele siin. Kuidas võimalikult ohutult läbi saada siin, et kui me ennast vigastame, et siis katsume vigastada ennast niimoodi, et me püsiks teadvusel. Kuna enamus Eesti arste on läinud Soome tööle küprokit panema ja siis Tallinna linnas avati iseteeninduslik traumapunkt. Millal see huvitav lugu algab juba? Kuule, sinu jaoks on huvitav ja sinu jaoks on huvitav. Et kui sinu jaoks on huvitav, siis sa võid X-Amstrit vaadata. Et Tallinna linnas avati iseteeninduslik traumapunkt. Aga kui te ei ole teadvusel, siis teil on kole raske ennast ise kinni õmmelda või endale ise kipsi peale panna. Nagu, et katsuge oma vigastamise juures jääda teadvusele. Ma arvan, ma saan ise panna kipsi. No väga tubli, no näed, no meil on siin publiku seas täiesti tubli inimene, kes oskab iseteeninduslikus traumapunktis kipsi panna. Super! Ta ei pea isegi minema Soome küprokit panema. Aga kui ta läheks Soome küprokit panema, siis ta võtaks küproki tahvli, teeks sinna sisse väikese augu ja siis hoiaks küproki tahvlit kinni. Ja siis... Jaa, väga.